Armas rahvas, sel hooajal teeme metsa poole saates midagi enneolematut, me lähme hülgejahile. Loomulikult on plaan midagi ka küttida, aga minu jaoks on see esmakordne kogemus hülgejahile üldse minna. Hüljest olen ma näinud. Peale selle, et ma olen teda näinud Mati Kaalu juures Tallinna loomaaias, ma olen näinud teda ka vees, aga tema jahil ma pole käinud. Sõidan Kihnu ja mind ootavad kohalikud jahimehed ja ka kohalikud, ütleme siis need hülgetoodangu tarbijad ja kasutajad. Proovin saada teada, mida saab hülgest teha pärast küttimist, kas hüljes kõlbab ka süüa ja loomulikult kuulata jahilugusid kihnlastelt endalt. Vaatame, kuidas mul sel korral läheb. Niisugune lugu on, et me lähme kohe merele. Kuidas? Me lähme karvakala jahile. Ja me lähme suuri halle püüdma. Ja võtame igaks juhuks kaasa vihmariided, sellepärast, et võib-olla see hakkab vihma sadama. Kihlased armastavad seda halliliha. Kihlased pidavad armastama seda halliliha, aga selle jaoks on meil Kaido, kes ootab meid kaldal. Pann on soe juba. See on mul nüüd teine kord minna paadiga jahile. Esimene kord me läksime Kumari saarele rebase jahile ja saime lamba. Päriselt ka. Kohalik talunik oli lambad viinud sinna suveks selle saare peale, aga talvel ei saanud ühte vist kätte ja üks jäi sinna. Me kevadel tõime ta ära. Täitsa elus oli. Ristisime ta Robinsoniks. Nii, selle tuubiga saab lõbusõite teha. Mina täna lõbusõitu tegema ei lähe. Võtame selle meie mootorpaati kaasa. Ja siis, kui läheb hülgejahiks, siis ma viskan selle vette, rolin sinna peale ja proovin oma loomad siis küttida. Ja miks? Seda sellepärast, et mootorpaadist on hülgejaht keelatud. Seetõttu peabki leidma sellise totra lahenduse, kas selle või siis aerupaadi näol, mis siis võtta mootorpaadi taha ja vedada see sinna kohta, sest see on päris pikk maa, kuhu me sõidame. Mina ei kujuta ette, kes sinna viitsiks aerutada. Ühesõnaga, jabur olukord, aga meie lahendame selle täna selliselt ja ma kavatsen kõige kiusti siia peale ronida. Võtta oma pütt. Pütti täiks hall hüljes. On ju, Evald? Jaht sai läbi enne, kui algas. Sellepärast, et paat ei lähe käima. Nüüd peame kuskilt küla pealt uue paadi saama. Jälle kõik koguda vaar kaldale ja nüüd hääletame uut paati. Midagi ei ülena. Ega jahile peab ju minema. Täna pidi ju super ilm olema. Eile oli kalurite päev ja täna on kalurite päeva järgmine päev ja universum saadab sõnumeid, et me ei peaks jahile minema. Üks paat andis juba saba ja teisega on ka lood sellised keskmise poolsed, et ma ei tea. Ei tunne väga kindlalt ennast siin. Nii ongi. Ma ei tea, kuulge, jube imelik värk, aga paati keset merd seisma. Hetki jäi elama seisma. Nui 4 lähme me jahile. Nui 4.
sai kormud otsa. See on suur kivi. Nad siin ei tiku üldiselt olema. Meeletud mörakaid seal. Kuulate, kuidas on. Taate, ma panen seisma pala. Jah, aga kes see ulub? Kuulate, kuidas ülged uluvad. Ülged uluvad inimesed. Ma enne küsisin. Jube vastik. Seal taga. Meeletud ülged seal taga. Kõik ravad on täis. Me oleme nüüd sellise koha peal, kus ülgeid on hästi palju. Aga me liigume sinna kohta, kus ülged liiguvad rohkem vees, sellepärast, et nende kohtade peal kihlased lasta ei tohi neid, sest siin on kaitseala. Aga me tulime siia selleks, et kuulata, kuidas ülged uluvad. Ja juttu ajavad oma vahel. Uskumatu. Kõik ravad on tugevad. See on liigunud. On jah? Vaata siia selle taha üks kukutab. Suur hall, jah? Ja see... Te saate täna ilusat kaha. Ülged tulevad uudistama. Vähemalt aastane 2. Ajavad juttu ja täitsa uskumata. Jumala lähepal. See tuputab. Kuidas? Nad on praegu jube julged. Ma pole kuskil. Ära ei lähe ükski. Siis siin on palju noori. Seal taga on kindlasti jurakaid. Anna need minu kätte. Ma panen taskusse nüüd. Pane rinnast. See tuleb ära lahti. Panetuse arvestus. Käe pärast võtta. Nii. Keskmine mõnena lähtub suuregi. Jah. Seda saab lahti võtta. See on maru tume, jah. Ma võtan, kuni ta külje peale keerab, niimoodi 2 silma ma küll ei lase. Lasen või? See on must. See on hall. Võin või? Jälle käis klõps. Liigub ka natukene peab ette ära 5 senti peab ette poole võtma ka liigub. Kas proovin või? Proovin või? Ette või? 10 meetrit. See on must ju. Ei saada seal tegelikult. Parempoolne on must. Peale juur on nagu. Ta ju ujub. No kurat, aga ma sihin ju pihta, noh. Jaa.
See küll, ma ei näe teda. Mis oleks, kui saaksid ka oma elamused jäädvustada filmilindile? Baltic Trophy'ga on see võimalik. See küll, ma ei näe teda. Tubli. Tubli triim. 5 senti üle. 5 sentimeetrit üle. Jah. Tühja lasin põhimõtteliselt, noh. Aga sa ei näe ülevalt peal. Üle äärest. Surraisk. Lähe korra üle. Surraisk. Hülgejaht on üks tõsiselt raske jaht, sellepärast et vesi liigub, käsi liigub, hüljes liigub. Ma lasin 2 korda puhtalt mööda. Ühe korra lausa 10 meetrit ette maha. Ma tegelikult olin juba suhteliselt loobumise ääre peal. Ma mõtlesin, et löön käega ja mõtlen, et ma lihtsalt ei ole võimeline sellele loomale tabavat lasku sooritama tema suunas. Aga ma ei tea, kas lihtsalt taktika muutus aitas. Ma sihtisin natukene üle pea ja ma sooritasin tabava lasu. Tegemist pidavat olema üle 2-aastase loomaga. Hall hülgega, siis nagu see suur hall Kihnu keeles. Sellelt peab võtma igasugused proovid selleks, et tõestada, et see ei ole viiger, ehk siis see mustu. Aga näete ise juures olevalt pildilt, et tegemist on õige isendiga. Ja keeruliseks teeb jahi see, et me ei tohi küttida seda kaitsealal, aga kus nad siis tulevad tegelikult madalamatest kohtadest veest välja kivide ja siis ka maismaa peale. Et me peame minema, et see vahe on muidugi suhteliselt väike, 400-500 meetrit vist eemal ongi see kaitseala vöönd, kus ei tohi küttida hülgeid. Ja sealt on suhteliselt pikk maa muidugi tulla, et ma ei kujuta ette, kuidas kohalikud üldse saavad neid küttida. Seetõttu on minu meelest selle hülgejaht tehtud kihlaste jaoks äärmiselt raskeks. Et lisaks sellele, et ma lasin 2 korda puhtalt mööda, ma vähemalt 3 korda proovisin teha lasku ja mul käis ainult klõpse. Selgus, et ma ei olnud korralikult tukku kinni pannud ja isegi kohalik jahimees ei olnud seda korralikult kinni löönud, nii et mul käis ainult klõps, et mitmel korral oli loom tegelikult optikas. Ja siis Evald proovis ise, et kas püss ikka on terve või korras ja lasi suhteliselt lähedalt ja käe pealt lasi hülgepoja. Proovime sellest külgest siis midagi siis ka valmistada ja vaatame, kuidas seda nahka maha võetakse. Kaidoga lähme nüüd uibutallu süüa tegema. Ma arvan, et see on
ei, mitte ma arvan, ma tean, see on esimene kord üldse, kui pärast küttimist jõuab mul toit nii kiiresti lauale kui täna. Värskus. Jah, värskus. 10 minutit tagasi võtsime selle loomal naha maha ja Max on seal selja taga meil kotis, aga see on lihtsalt uskumatu jahilugu, mida saab rääkida ja seda ma saan rääkida veel, ma arvan, väga-väga paljudele inimestele, aga nüüd on inimesed selle juba ära näinud ja nüüd me teeme sellest maksast siis midagi lihtsalt ja kiiret. Jaa. Kas oled kunagi üldse hülgemaksa teinud? Ei. Mina ei ole seda kunagi teinud samuti, mina ei ole seda kunagi söönud ja kohalik jahimees, kellega me siia tulime, ütles, et ka tema pole seda kunagi söönud. Aga legendid räägivad, et see pidi ime hea olema. Proovime järgi. Vaatame, kas viskame panniga koos minema või mitte. Jah. Tava ikka. Hakkame pihta. Hakkame pihta, jah. Ja kui ta on juba puhastatud, siis ühtlasteks. Saad aru, see kopramaks on, või see hülgemaks on sama suur kui kopramaks. Jõhkralt suur. Ta on ikka selline. Ja me küttisime ju 2 hüljest ja see on nüüd siis selle hülgepoja maks. Ja noh, räägitakse väiksemad loomad ja hõrgum liha ja pehmem ja nii edasi. Aga suur oli see küll. Ja maitsestama me teda algselt ei hakka, et kindlasti maitsestame teda pärast praadimist, et seda ehedam ja hõrgum see maitse nagu siis hiljem jääb. Anna mulle see paber. Jah. No näed. Meil tulid külalised siin keset jahisaadet. Ja. Nii. Ja nagu ikka, eheda Eesti taluvõiga praetakse maksa. On hommikust saadik merel olnud, ütleme ausalt, kõht koriseb. Ei, mul kõht koriseb täiesti. Ja. No, see käib ruttu. Maks on hästi kiire. Aga sibul läheb pärast. Paneme hiljem, paneme täiesti eraldi ja laseme ta siis nii kergelt klaasi. Tunne, mis jääb, et käia merel jahil. Ma läksin üle mere jahile, rebasejahile sel aastal esimest korda ja juba siis tundus, et see nagu nii äge. Aga tänast jahti ma ei tea, ma räägin, et ma olen käinud ju välismaal mägedes, meeletult matkanud, et saada seda ulukit kütitud ja väga keerulises situatsioonis. Ma ütlesin ka tookord, et see on elu raskem positsioon, kus ma lasen ja nüüd ka ma lasin ju mitu korda mööda ja see on kõik see õõtsumine asi, see ei ole võimalik lihtsalt lasta. See on tehtud, see hülgejaht on tehtud tegelikult selle kihnlase jaoks nii keeruliseks tänu sellele, et see on mingid keelatud alad ja kõik need asjad, eks ju. Et ma imestan, et on sellest nagu käega pole löönud ja ma tahtsin lüüa mitu korda täna käega. Ma olin juba tegelikult, ma arvan, et kui mul oleks keegi, ütleme nii, et ette jäänud, ma oleks väga midagi teravat öelnud. Ma loodan siis, et sellest kindlasti sünnib üks jahilugu või jahilegend, mis siis kantakse edasi põlvest põlve. Ja natuke ikka juurde ka pandud sinna. Aga ma ütlen sulle, ma ei pane mitte midagi juurde, see oli nagu siuke elamus, et ma ei tea. Kergelt soola ja pipra seguga ja sellest täiesti piisab maksa juurde, et jääks see ehe ja naturaalne just see maksa maitse. Et kindlasti ei ole mõtet nagu üle maitsestada. Peremees kallas meile kodukootud kärakat, piparmündi maitselist, sest värv vähemalt reedab piparmündi. Aitäh sulle, Kaido, et ootasid mu ära selle maksaga, valmistasid selle kiirelt ja kohe me hakkame seda proovima. Aga nagu sinu klassikaline lause on, pits külma viina ja ei tea paremat asja. Ei ole paremat asja olemas.
aga head isu, kiirelt ja maitsvalt. Anna mulle nüüd. Või võtan siit ise. Jah. Sa oled juba lahti lõiganud. No. Kui keegi mulle ütleks, et see on hüljes, siis ma täiesti, ütleme siis niimoodi klassikaline maks. Ma ütleks, et seamaksast erinev. Pehme. Ma arvan isegi, et on kopra maksa moodi. Maitseb. On ju, jube hea. Tibulat ka. Jah.